sama õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa, ei leia minna iial peal, suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks sa, kui sa mu isamaa. Ma olin väike laps. Ma olin kuskil kas esimeses või teises klassis. Ja minu ema võttis, see oli kooli lugemikus. Minu meelest oli see sakslase Bergmanni poeem Gustav Ülo. Ja sisu oli selline. Lembitu sattis mingisse ümber piiratud Eesti kindlusesse, teate, et tema tuleb neile appi. Ja saatis ratsakäskjale Ülo. Sakslased püüdsid ta kinni. Lubasid talle ükskõik mida, kui ta läheks ja ütleks selle kindluse kaitsjatele, et Lembitu ei tule. Ma ei tea, kas ta väegi on puruks löödud või midagi. Ülo ütles, jah, ma lähen ütlen. Ja siis läks. Ja teatas, et pidage veel vastu, Lembitu tuleb. Suri piinarikkasse tulesurma. Ja see on kuskil mingis Ordu kroonikas. Ma lugesin Läti Hendriku kroonikat, seal vist ei olnud seda. Ja on kuskil fikseeritud ajalooline sündmus. Vaata, see on ajalooline torn, mis sakslased või taanlased ehitasid selle märgiks, et Eestimaa on alistatud, eestlased on nende päris orjad. Ja nüüd näitab ta, et meil on vabadus tagasi. 20 aastat kopikatega ta oli kord meil. Ta müüdi maha ja rahvas oli ükskõikne. Täpselt sama ma tunnen praegu, ma vaatan oma lapsi, laste lapsi. Lapsed on kavalad, nad minu ees võib-olla teesklevad, et nad on valmis selle riigi ja rahva eest surema. Aga lapselapsed ütlevad, aga ega sellest midagi ei muutu. Ega see maa kuskil ei kao, et teised asustavad ta jälle ja maa on edasi ja nad ei mõtlegi selle peal, nad viilivad kõrvale Eesti sõjaväest. Nad ei taha relvi kanda. Praegu, kus iga eestlane peaks omama isiklikku legaalset relva, mitte ei peaks korjama spekulantidelt ostma neid. Rahvas vajab relva. Nii nagu ameeriklastel, see on ju vabadus. See on vabadus, kui mul on õigus ennast kaitsta. Nad ei tunne seda. Politsei kaitseb meid. Kes seal politseis on, me ei tea ju midagi. Kas ta üldse kaitseb? Politsei andis relvad ära. Mu emal oli, väike Browning oli. Ja sama tema hea tuttav politsei ohvitser ilmselt sel ajal tuli ütles, et Liidi, kui sa selle relva ära ei too, siis lähed sa kurat Siberisse. Ema vandus Jumala nimel või kuidas ta rääkis, et tal ei ole seda, see Belgia Browningut. Ja siis see säilis tänu sellele, et hakkas juba sõda peale, eks ole, 41. aastal. Ja mina vana kuradi kratt läksin, võtsin ema peidetud relva, kus emal oli pandud ta kapi alla, niisuguse erilise sahtliga. Võtsin selle ja viisin suurtele poistele mängida. Ja need ütlesid, näe, kukkus kaevu. Ema läks selle poisi isa juurde. Isa oli arst tal. Ütles, et kuule, et too tagasi. See ütles, kuule, Siber ootab sind ammu, vanamur. Et see ei ole sinu jaoks see relv. Ta oli punane, ta oli parteilane, ta sõjas astud, ta oli arst, ta oli Eesti. Ja nii, ema siis vaatas mind ja võttis vitsa ja tõmmas mulle nüüd sirakad ära ja hakkas ise nutma. Niisuke oli see elu sel ajal. Ja mul oli alati, kui mu ema matustel olin, tuli see lugu meelde mulle, mis tundis ema, et näed, niisugune poisiväänik kasvab talle.
mõistad. seal metsa serval väikses majas on pesa teinud punase. Ai velle, me metsavennad oleme. Ai velle.